Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad, mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist välja mõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tere tulemast kuulama ja vaatama Lasterikaste Perede Liidu podcasti Sumin. Mina olen Karin Rask. Tänases saates on meil külas Inga Pärnaste. Ingaga me räägime sellest, kuidas on võimalik elada Haapsalus ja töötada Narvas. Milline on üksikvanema elu, millised on tema rõõmud ja mured ning sellest, kui huvitavad hobid tal on. Tere tulemast Lasterikaste Perede Liidu podcasti Sumin Inga Pärnaste. Tere! Inga, räägi mulle natukene, kes sinu peres kasvavad? Minu peres kasvab 4 hästi vahvat tegelast, ütleme niimoodi. Et kõige vanem nendest on juba tütarlaps eas 17-aastane ja varsti on siis kohe see täisiga kukkumas meil ja sealt järgnevad kohe siis 12-aastane tütarlaps, 10-aastane noormees ja minu pesamuna siis 7-aastane poeg. Ma pean Inga kohe küsima ära seda, et kas ma saan õigesti aru, et sa elad Läänemaal, Haapsalus äkki isegi? Jah, täpselt nii on. Aga sa töötad Narvas, jah? Jaa. No vot, aga nüüd ma tahan kohe küsida, et kuidas see siis võimalik on? See niimoodi juhtub, et kui sa paned endal elus mingisugused prioriteedid paika, mingisugused asjad, mida sa soovid saavutada, siis sa vaikselt hakkadki nende poole pürgima ja tegelikult see elu on selline, et see näitabki seda, et tegelikult 4 lapse kasvatamine ei ole nagu takistus selleks, et midagi elus veel saavutada. Peale selle, et sa ema oled, võid sa teha karjääri ja võid sa käia täitsa rahulikult ka teises Eestimaa otsas tööl. Kaua sa sõidad Haapsalust Narva tööle? No tänase ilmaga, ma õhtul just alustan sinna sõitu, tänase ilmaga ma ikka arvan, et 4 tundi tuleb ära. Aga muidu see on nii 3,5 tunnine sõit. Aga ma arvan, et see vist ei ole nii, et pesed hommikul hambad ära kodus Haapsalus, teed pudru valmis, sõidad tööle, teed tööpäev ära ja sõidad õhtul koju tagasi. Ei, see niimoodi tõesti ei ole, sest siis läheks natukene nagu... Siis sa teeksid autos juba oma tööpäevad tegelikult tundides ära. Ja, sest et tõesti ju 7 tundi tuleks, eks ole kokku, aga ei, ma töötan tegelikult graafiku alusel Narvas. Ja seoses sellega siis ongi, et 4 päeva elan Narvas ja 4 päeva elan Läänemaal. Ja lapsed toimetavad need 4 päeva, kui sina oled Narvas, iseseisvalt? Iseseisvalt siiski mitte, sest kuna on ikkagi alaealiste lastega tegemist, siis see on olnud, need on olnud suured kompromissid, mis on tulnud siiski laste isaga koostöös ette võtta. Aga laste isa elab lastega ühes kandis on ju? Jaa, Haapsalus. Nii et siis tegelikult ühesõnaga saab kõigega hakkama väga hästi ja lapsed on selle nagu režiimi kenasti omaks võtnud. Tõenäoliselt 17-aastasel ei olegi väga küsimusi või? Ikka on ehk, et see 17-aastane vajab ikka ka seda ema olemasolu enda juurde ja seda õhtust lobisemist ja muud sellist tähelepanu, et tegelikult ma ju töötan Narvas siiski alles 2021. aasta jaanuarist ja eks need lahkuminemised on ikka veel keerulised ja pisarais ja eriti tuleb neid sellel 7-aastasel ette, aga me saame hakkama ehk, et me liigume selles suunas, et hakkama saada, et me mõtleme pigem nagu selle peale, mitte ei tõsta käed üles ja ei ütle, et täna on siin kõik, et me ei saa hakkama. Ikka sedasi liigume, et kuidas saaks hakkama. Aga kuidas sa nendega sidet hoiad sellel ajal, kui sina oled tööl teises linnas? Vaata, mis on ju tegelikult, meil on see COVID teema, eks ole, ja mida see COVID teema meile eelmine aasta hästi õpetas, et me saame ju video vahendusel kõiki asju ajada, on ju. Nii ma saan video vahendusel emaga olla.
seega kõik need kaasaegne ema. Ehk et kuna me peame ju, meil on ju tegelikult, mis lapsed meil on praegu, on ju täpselt need, et kes interneti ajastus elavad. Ma olen interneti ema. Et võib-olla mõni vaatab selle peale natukene halvasti, aga ei, see on vahend, kuidas lihtsalt hakkama saada sellel momendil, kui ma olen tõesti 300 kilomeetri kaugusel. Et see on tegelikult lihtsalt lahendus sellele keerulisele seisule, et me räägime seal videoteel neid igasuguseid päevasündmusi, loeme muinasutte, vaatan aeg-ajalt tundide viisi, kuidas seal lapsed joonistavad, jään isegi sinna aeg-ajalt tukkuma, aga nad on sellega kõik väga rahul, peaasi, et ma olen seal. Kas te põhimõtteliselt saate isegi õhtust süüa ju niimoodi, et panete iPadi laua peale ja tegelikult igaüks sööb oma kohas? Väga äge, väga kaasaegne. Aga nendel päevadel, kui sa tegelikult oled tagasi Haapsalus, siis on sul siis ka töö veel Haapsalus või siis sa oled tegelikult vaba? Tegelikult, kuna ma ju juhin Narvas ühte patrullgruppi, ehk et olen välijuht, siis seda tööd jätkub ka tegelikult ka vabadele päevadele. Kuigi mitte nii väga oluliselt, aga natukene seal ikka seda tööasju tuleb nagu ette ka nendesse vabade päevade tundidesse. Aga siiski rohkem on ikkagi rõhk pandud sellele, et ma olen nendel päevadel vaba, ehk tööst vaba, aga ega siis need kõik muud kohustused ei lase mind vabaks. Ma tegelikult mõtlesin seda selles mõttes, et siis sa saad võib-olla olla rohkem laste jaoks isegi olemas, kui mõni teine ema või isa, kes elab küll lastega samas linnas, aga tööd on ikka nii palju, et võib-olla ei jõua üldse mitte kuidagi rohkem lastega koos olla, kui näiteks sina, et sa saad niimoodi graafiku põhiselt olla lastega ja pühenduda tööle. See on tegelikult, ütleme nii, et sellel kaugel tööl käimisel on oma pluss see, et siis, kui sa kokku saad, siis on sellel kokkusaamisel ja koos olemisel palju sügavam väärtus. Et siis sa oled nagu 100% seal kohal olemas. Et kindlasti, kui ma kunagi seda otsust vastu võtsin, et kas sa hakata Narvas tööl käima, siis ma panin neid plusse ja miinuseid sinna paika. Ja tegelikult oli ka üks suur pluss see, et me siis võib-olla mõistame ja väärtustame üksteist veel rohkem. Et kui me oleme momente eemal ja siis me saabume ja siis tere tulemast on nagu see jälle nagu nii mõnus. Kaua oodatud ema on jälle kodus. Käid reisil, ega ma arvan, et selliseid ameteid on ju tegelikult veel lihtsalt sinu puhul. Ma arvan, see kõlab nii eriliselt, et elab nii sellises kohas ja töötab sellises kohas, aga tegelikult ju neid emasid ja isasid, kelle töö nõuab ka seda, kas graafikupõhist tööl käimist, kas või, ma ei tea, kiirabis või kuskil, või tihedasti reisimist kuhugi, siis tegelikult on see kõik sarnane, on ju? Jaa, sest et tegelikult ongi nii, et mõnes kodus on ju isa see, kes on, ütleme, käib siin samas lähedal naaberriigis Soomes tööl, eks ole, ja on pikalt ära ja kauemgi ära kui mina, eks ole, nüüd Narvas, et minul on kodus lihtsalt nii, et tõesti mina pean rändama. Kas te kaalusite seda ka sellel hetkel, kui tööpakkumine tehti, et te kõik koos kolite Narva? Kuna Haapsalu on lihtsalt niivõrd armas selline väike linn ja lapsed on seal nii kohanenud kõige sellega, mis seal on, siis sellel momendil ma ei kaalunud seda, et nad ära võtta sellest väikelinnast. Küll nüüd juba Narvas ise elades või seal nagu juba kohanenud selle Narva eluga, ma olen vaikselt nagu mõelnud selle peale, et kui ma nüüd võtaksin oma lapsed ja koliks nad kõik, koliksime kõik koos Narva elama. Aga see siiski on praegu jäänud kuidagi nii, et Haapsalu on ikka nende kodu. Ma kogu aeg nagu loodan seda, et elu paneb ise kõik need asjad paika, et kui tuleb see aeg, siis ilmselt on mingi märk, mis näitab, et nüüd see läheb kuidagi niimoodi iseenesest, et kuidagi ma praegu tunnen veel, et ma ei suuda seda otsust vist vastu võtta. Et ma sõidan lihtsalt, et lastel oleks hea. Ja hea on neil, ma arvan, praegu Haapsalus. No mina olen ka Haapsalust pärit, nii et ma tean küll, et Haapsalu on väga tore linna, väga tore koht, kus kohas kasvada. Ta on täpselt parajas suuruses ja väga ilus muidugi. Just.
ja kui nendel on, kuigi tegelikult ju öeldakse seda, et lapsed ju harjuvad kõigega väga kiiresti, siis ikkagi, kui ma nagu vaatan neid igapäevaseid toimetusi ja tegemisi ja neid sõpru, tuttavaid, eks ole, neid huvialaringe, kus nad kõik käivad ja mis nende jaoks on nagu juba nii kuidagi kodune, omane, ma ei tea, mul ei ole lihtsalt südant neid sealt ära tirida. Et seega me praegu oleme otsustanud, et me võtame selle variandi, et ema sõidab ja lihtsalt 4 päeva on eemal. Sul on päris erinevas vanuses lapsed, et kõige noorem on 7 ja kõige vanem on 17. Et kuidas te mis teil perega meeldib teha? Kõik koos? Kui te olete koos? Jaa, tegelikult eks meile meeldib tegelikult perega hästi palju ikka Eestis ringi sõita, et kui vähegi aega meil kõigil on ja me kõik oleme olemas, siis me ikka võtame mingi sellise sihtpunkti ette ja läheme kuhugi Eestis nagu rändama. Et vaatame erinevaid linnu ja paiku, et ma mäletan, kusjuures tegelikult see oligi huvitav, et Narva mina jõudsin esimest korda siiski alles siis, kui ma sinna tööle läksin. Aga ma mäletan, et Narva jäi ükskord küll mu mõttesse, kui me olime lastega võtnud eksprompt ette sõidu Rakverre, et Tarvast vaatama minna ja siis ma mõtlesin küll hetke, et vaat 100 kilomeetrit on siit Narva, et kui võtaks selle ka enda eesmärgiks ja sõidaks lastega sinna, aga kellaaeg oli siiski juba liiga hiline selle jaoks. Et seega jaa, me rändame nii palju, kui aega ja võimalusi selleks on. Ja Eestis ränded ikkagi. Muidugi näiteks ka, eks nad on erinevas vanuses lapsed ja neil on kõigil erinevad soovid ja vajadused. Ehk et nagu me siin rääkisime sellest, et kas 17-aastane juba võiks nagu omaette olla või mitte, siis ütleme nii, et ta ju võibki ennast tegelikult natukene nagu kõrvale jäetuna tunda, sest tema on juba nii vana ja me kõik arvame seda, et ta saab ise hakkama. Aga tegelikult on temal täiesti ka omad mõtted ja mured ja küsimused, millele ta vastuseid ootab. Seega ma üritan ka hästi palju oma elus aega planeerida nii, et igaüks neist saab oma aja. See oligi mu järgmine küsimus, et kas niimoodi kas see õnnestub sulle, kuidas see õnnestub sulle, et igal ühele aega võtta? Eks see niimoodi ongi, et kui me läheme näiteks poodi, mis neile ju ilmselt meeldib ju väga poes käia, siis ma võtan kas seal ühe lapse, lähme temaga, arutame seal poes olles ja ütleme seal tee peal olles igasuguseid erinevaid jutte. Või siis ma istun õhtul näiteks kellegi lapse tuppa ja me siis räägime. Või siis ma teengi täpselt nii, et ma võtan ühe lapse ja rändan temaga kuhugi. Näiteks augustikuus ma vanema tütrega võtsin ette reisi Pariisi. See oli minu ja tütre aeg 5 päeva Pariisis. Et need on sellised võib-olla kohati ka kulukad, aga väga vajalikud väljaminekud. Sest see ei ole ju mitte ainult reis, vaid see on nagu tegelikult investeering teie vahelisse suhtesse. Just. Et see on nagu, see on tähtis. Kas ülejäänud 3 ütlesid, et millal meie Pariisi reis tuleb? Loomulikult. Sellest ma ei pääse. Ütlesid, et iga aasta. Ja, et need on jälle need kompromissid, mida ma siis teistega pean looma, et kui üks saab, siis millal on teiste aeg, on ja. Et terve see elu tegelikult 4 lapsega on üks kompromisside häda, et seal ei ole lõppu. Ainult ühega kompromissid, teisega kompromissid. Midagi mina pean alla suruma, midagi ma pean õpetama, et nemad peavad alla suruma ja nii see elu läheb. Kuidas nad omavahel toimivad nagu erinevas vanuses ja erinevast soost lapsed, 2 poissi, 2 tüdrukut? Kuidas see nende omavaheline dünaamika on, kui sa vaatad? Ikka täiesti tavaline laste perekond, kus ma aeg-alt lihtsalt mõtlen, et jääme kõik terveks. et seal on nagu kõike tuleb ette, et küll neid omavahelisi naginaid, riidlemisi ja siis, kui sa nagu tunned, et nad praegu nagu üldse hakkama omavahel ei saa, et mitte mingit läbisaamist ei ole, siis teine moment, kui sa näed, et kellegagi midagi juhtub, siis on täpselt nii, et nad on nagu kõik üks pere, täpselt nii nagu peab ja tegutsevad sellel ühisel eesmärgil, et kuidas teda nagu aidata või kui mingi mure on, siis see kohe näitab, et nad on kõik kohe olemas. Kas sa ise oled ka pärit suurest perest?
mul on 2 vanemat venda. Ehk et 3-lapseline pere, mis ma arvan, on tegelikult väga okei. Suur pere. Ikkagi suur pere, ma arvan küll. Nii et sinu jaoks selles mõttes see laste omavahelised suhted oli kõik tavapärane, on ju? No kuigi mul tegelikult on nii, et ma olen ikkagi vist kasvanud rohkem kui nagu üksiklaps, sellepärast et mu vanemad vennad on ikkagi minust üle 10 aasta vanemad. Ehk et ma olin ikka rohkem nagu üksi uitaja seal kodus, et nemad ikkagi läksid juba varakult välja ja selles mõttes seda lapsepõlve ma väga niimoodi koos nendega ei mäletagi. Või ütleme mäletan, aga see ei olnud nii tihedalt seotud. Aga nüüd täiskasvanuna on see vendade väärtus kohe nagu eriti tähtis. Et see ei ole üksi. Et olete lähedased? Jaa. Seda on hea kuulda. Jaa. Ma ise olen nimelt üksiklaps, sellepärast ma siin võib-olla natuke varem olen ka mõnes saates maininud seda, et minu jaoks oli see hästi üllatav, et kodus on lärm või ka just see, et ei saada omavahel läbi, sest mina olen üksiklaps ja kodu oli tasane ja ma olin lugenud Pulerbi lapsi, et nagu lapsed toimetavad hästi rõõmsalt kõik koos kogu aeg, on ju. Ehk et päris nii ei ole see päris elu, on ju. Ja see on okei. Tegelikult see on tegelikult okei ja las nad siis madistavad seal omavahel, eks ole. Et sa saad aru, et see on elu, see on täpselt see elu, mis sul siin, mille keskel sa ise elad ja küllap see vaikus kunagi tuleb ja nii nagu ikka meie vanemad ju räägivad, et kui jube tegelikult see vaikus on, mis kunagi saabub. Seega las möllavad. Las möllavad praegu, on ju. Jaa. Ma vaatasin natukene ringi, kui ma vaatasin, kes mulle täna saatesse tuleb ja mulle torkas hästi silma see, et sa oled väga õpihimuline, et sa oled õppinud nii palju erinevaid asju, näiteks kokaks ja siis midagi oli veel, mis mul hetkel meelde ei tule, ehk et omandanud erinevaid ameteid ja saanud lausa tiitli aasta õppija Läänemaal. Nii on, sa oled täitsa õigel teel. See on äge. Kus sul selline pisik tuleb ja kus sul selline aeg tuleb? No nii. Tegelikult, kus see õppimine tuli, oli ju sellel samal põhjusel, et ma olin 4 lapsega kodus. Ma olin enne olnud tööl Tallinna politseis, siis kesklinnas töötasin ja ma sain aru, et sellel momendil, kui mul oli veel üks laps, viimane laps, täitsa imik, ei olnud võimalik kuidagi moodi Tallinnas tööl käima hakata. Ja ma olingi kodune ja otsisin tööd Läänemaal, kandideerisin korduvalt Haapsalu politseijaoskonda, kahjuks edutult. ja siis ma tegin selle nii-öelda töökuulutused lahti ja vaatasin, et okei on ju, et keda siin Haapsalus siis otsitakse, et mis amet see on, et mida ma pean nagu omandama, et tööle saada ja tuligi välja, et kokaks. Et kokkasi on kõige rohkem nagu Läänemaal või Haapsalus vaja. Ja siis ma mõtlesin, kena siis, õpime selgeks selle koka ameti. Ma arvan, et see on päris eriline mõttekäik, väga paljud niimoodi ei mõtle, et selge, õpime seda, mida vaja on. Just, et nii oligi, et mida ma siis istun ja ootan, et mis mulle nagu sülle peab siis tulema, eks ole, et ma pean ju ise selle jaoks vaeva nägema, et edasi liikuda. Ja läksingi siis Haapsalu kutsehariduskeskusesse seda kokaeriala omandama. Ja siis tuli jällegi ka pakkumine juba ka Haapsalu politseijaoskonda. Aga õpinguid ma nagu ei jätnud, sest et kokaeriala tundus nagu nii põnev ja eluks vajalik, et süüa ma ikka ju pean tegema. Kuigi lapsed ütlesid, et ema, sul ei ole mõtet kokaks õppida, et sa teed väga hästi süüa. Aga ikkagi, ega siis neid õpinguid ei saanud pooleli jätta. Ja sealt see pisik nagu kasvas edasi nii, et järgmine amet oli juba, mida ma omandasin, oli restaureerimise oma. 2 aastat sai seda õpitud ja siis tuli pehme mööbli valmistaja. Aga võt, ja sa küsisidki mu käest, et kus ma selle aja leian. Et eks see aeg oligi kõik see, et kellegi arvelt või millegi arvelt, eks ole. Et eks need lapsed ikka ju natukene selles mõttes olid ootel. Nad ei olnud küll nagu, mitte nüüd niimoodi ootel, et mind üldse nende jaoks ei olnud. Aga suvel ikka ju oli vaja praktikat teha, eks ole. Ja see aasta
kui ma olin just, pidin lõpetama seda sama pehme mööbli valmistaja eriala ja tegema praktikat sellel erialal, siis ma tundsin, et vot lapsed on juba piisavalt kaua või väga kaua oodanud, seega ma võtsin pausi. Võtsingi pausi just nimelt sellepärast, et laste jaoks olemas olla. Ehk et sa pead ise tunnetama seda, millal on see õige aeg, et vot nüüd on praegu kõik, võtame väikse pausi, oleme nüüd jälle niimoodi kuidagi üksteise jaoks ja siis on jälle energiat ja tahet nagu edasi jätkata. Ehk et loodetavasti järgmine aasta saab see pehme mööbli eriala lõpetatud. Need on nii huvitavad ametid, mida sa oled õppinud. Restaureerimine, pehme mööbli valmistamine, kokk. Kas sa ei ole mõelnud vahepeal ka, et vahetada ametit? Kuigi ma arvan, et politseis töö on ka tõenäoliselt väga huvitav, et sul on nii palju huvitavaid valikuid. No politseitöö on ikka see, mis on täiesti see hingelähedane töö, et sellest ma kuidagi ei saa, et ma olen 20-aastaselt saadik seal süsteemis olnud ja see on kuidagi see, mis see on ja mis nagu vist jääb, aga need huvialad võivad seal kõrval olla need, et millega ma siis omal vabal ajal nagu tegutsen, et restaureerimine on küll see tõesti, millega ma vabal ajal tegelen, kui seda nagu tuleb, seda vaba aega. Et siis neid kappe ja neid diivaneid ja tugitoole sinna koju ikka kuhjub kogu aeg, mis kõik tegemist ootavad. Ja tegelikult on ikkagi, kuna üks asi on ju see looming, mis on siis restaureerimise juures ja teine asi on siis see politseitöö täiesti hoopis midagi muud, aga siis nad kuidagi tasakaalustavad niimoodi üksteist, et ma ise nagu jääks mõistuse juurde. Kas sa oled oma lapsi ka nakatanud näiteks restaureerimispisikuga või kas te teete koos kodus midagi sellist? Ei, mul kasvavad ainult politseinikud. Ainult politseinikud? Kõik tulevad politseisse tööle, jah? No tegelikult poisid vist küll tunduvad, et on seda teedmine. Ja, no vanem tüdruk on ikkagi tegelikult puhas kunstnik, et tegeleb maalimise ja tegelikult ka täiesti ka loovtööga, aga restaureerimise pisikut ma ei ole temas nagu näinud, ehk et kui mina midagi teen, siis tema vaatab seda ikkagi kuidagi kaugelt. Kuigi ta on selline oma koha peal nokitseja, mida restaureerimine ju siiski vajab. Aga ei, see pisik ei sobi. Pigem võib-olla isegi see sama kunstnik vahepeal küsib mu käest, et kuidas tal oleks, kui ta läheks politseisse tööle. Et see köidab ikkagi, see ema politseinikuna köidab ikkagi, vist tundub rohkem. Väga põnev. Ma mõtlen seda, et sa läksid politseisse tööle 20-aastaselt, jah? Kas olid lõpetanud siis politseiakadeemia või kuidas? Ei olnud. Tegelikult see oli hoopis selline lugu, et politsei paikus ja politseikooli mind katsetel sisse ei võetud. Seepärast, et ma olin liiga väikest kasvu. Nii? Jaa, ehk et niuke selline lugu sellega tõesti on. Mina ka ei saaks siis politseisse tööle, siiski me ju saame hakkama seal ka väikese kasvuga ja nii on, aga tookord oli tõesti katsetel tohutult palju tütarlapsi ja sealt oma valikut tehti ja seekord sai selleks pikkus määravaks, aga jälle tuli olla hakkaja ja otsida töökohti, mida politsei pakkus, ehk et me ei ole alustanud küll politseiametnikuna, aga teenistujana siis nii-öelda politseisüsteemis, et kuna ma varem elasin aasta aega ka Rootsis Soome piiri ääres, siis oli mul soome keel suhteliselt suus ja ma sain olla Tallinna kesklinnas soome keele tõlk ja sealt siis politseis nii-öelda kõik alguse sai. Siis sa lihtsalt liikusid seal edasi. Ja siis ma läksin juba õigusteadust õppima ja selle lõpetamisel siis sai minust politsei, nii-öelda ametlikult politseiametnik. Sa ütlesid päris alguses, et kui ma küsisin selle kohta, et kuidas lapsed hakkama saavad, kui sina oled Narvas, et nad on siis isaga. Et kas ma saan sellest aru nii, et nad tegelikult igapäevaselt ei ela isaga koos? On nii, jah? Ja. Ehk et sina oled siis hetkel üksikvanem? Kas üksikvanemana sa oled kuidagi ühiskonnalt poolt kogenud kuidagi mingisugust survet või mingit asja, et kuidas olla, et kas üksik ema 4 lapsele, et see on kuidagi ebatavaline või üldse mitte?
Ütleme nii, et mina ise enda naha peal nüüd nagu seda tundnud ei ole. Et ma olen küll jah, lahus elan nüüd viimased 4 aastat, aga eks ta nagu kohati, ütleme, on teatud asjad, mille puhul me võib-olla meile nagu vaadatakse natukene teistmoodi otsa, ehk et see, et kui me peaksime jätkama siit oma elu edasi, ehk et siis on see küsimus või see lause, mida ma ikkagi kuulen enda suunas pidevalt, on see, et kes mind 4 lapsega ikka tahab. See on nagu see põhiline või kes mu 4 last tahab või. Et see on see, mida siis nendele emadele ikka nagu pähe rõhutakse, et lapsed, see on nagu mingi haigus sinu küljes, mida keegi ei taha. Aga tegelikult see ei vasta tõenäoliselt tõele, on ja? Et sa ei ole tundnud mingit sellist, et jah, mul on nüüd need 4 last ja appi on ja, vaid pigem vastupidi. Ütleme niimoodi, et kui ma nüüd võtan nüüd seda, et siis ma mingi moment ise tundsin ka, ütleme, seda hetke, et kui seda kogu aeg nagu mulle rõhuti, et noh, kes see mees võiks veel olla, kes siin nagu 4 lapsega tahab, eks ole, siis ma nagu mõtlesingi, et okei, on ju, et ega mina ei palugi kellegi käest seda, et keegi peaks mind nii väga 4 lapsega nagu vastu võtma, on ju. Et ma ei kirja oma lastele kedagi sinna, kes nendega nagu lepiks. Seega ma võtsin selle otsuse vastu, et jaa, et okei, ma olengi ainult siis elangi selle jaoks, et mul on lapsed, mul on töö ja mul on mu hobid. Ja see oli nagu mingi aeg täiesti normaalne elu minu jaoks, kuni mu armas sõbranna siis ka ükskord mu sõbranna Ülle mu käest küsis, et Inga, et kuule, mille eest sa nagu põgened? Et sul on nagu tohutult palju tegemisi, sa leegid siia, sinna, tänna ja muidugi sa ka seal naerad ja särad, eks ole, aga kuidagi ma tunnen, et sa nagu põgened millegi ees. Ja siis ma nagu ikkagi vaatasin, et see vist ikka päris õige ei ole, et sa naisena üksinda kõik seda koormat või seda eluraskusi, elurõõme kannad. Ja siis, kui sa ükskord, ehk et see lahkuminek on ju ka tegelikult, ütleme, see on nagu lein. Ehk et sa pead laskma endal natukene leinata ja olla selles leinas ja jätma hüvasti selle ajaga, mis sul on elus olnud. See kooselu, ehk et kunagi, kui me ju abiellusime ikka selle mõttega, et me oleme koos, kuni siis surm meid lahutab, eks ole. Aga kui see elu nii ei lähe, siis ta lihtsalt ei lähe. Ja ei tasu tormata minu meelest kohe siia uude suhtesse või seda enam, et kui sul on veel lapsed kodus, siis et tutvustada neile siin võib-olla, ma ei tea, kogu aeg neid uusi isakandidaate või noh, ütleme nii, et pigem lasta ajal natukene minna ja iseendal nagu sellest haavast paraneda ja siis, kui sa tunned, et sul on, oled valmis selleks, et sa nagu avaned kellegi jaoks, küll siis kõik läheb jälle nii nagu vaja. Iga asja jaoks on õige aeg. Täpselt. Ja tõenäoliselt see oli ka sinu võib-olla selline toimetulekumehhanism, et sul oli palju asju, mida teha, on ju, et sa ei tahtnud jääda koju nii-öelda kurvastama. Just. Et see oligi nagu see, et ma sain ise ka aru, et eks ma siis ikka natukene vist põgenesin nende mõtete eest, mis mind võiksid nagu haarata sellel momendil, kui mitte midagi teha ei ole. Ehk et no eks neid nukraid öid ja või õhtuid ja hommikuid ole ikka olemas, kus sa tunned, et täna võib-olla neid silmi lahti teha ei tahagi. Aga sul on 4 last, ikka teed. Ma ei tea, kas nii tohib üldse küsida, aga kuidas sa tundsid, kuidas lapsed said nii keerulise eluprotsessiga nagu lahutuse aeg? Sa tõenäoliselt pidid ju nendega ka tegelema, mitte ainult iseendaga, et sul oli see mõttes 4 korda topelt raske veel on ja, et sa pidid neid turvama ja pakkuma neile kõik, et kõik elu läheb edasi ja kõik on hästi on ja. Ja samal ajal ka iseendaga tegelema. Eks me ikka spetsialistide käest palusime abi ka. Ehk et
jah, oligi nagu selles mõttes huvitav, et ma üritasingi kogu aeg kaitsta neid ja sealjuures ma ei saanudki aru, kuidas ma ise katki olin. Sest et kui ma näiteks seal käisime pereterapeudi juures, siis lõpuks terapeut ütleski, et kuule Inga, et sul oleks aeg iseendaga ka tegelema hakata, et sa ainult seisad selle eest, et kuidas laste kõik hea ja parem oleks. Ehk et tegelikult nendel oli keeruline ja tundub, et mul endal ka. Aga... Et sa iseenda keerulisest olukorrast ei saanudki päris kohe aru. Just, täpselt. Et aga see rääkimine ja tühjaks rääkimine ja ütleme, see sama pereterapeutide juures käimine, siis see tegelikult toetas ja aitas. Ja loomulikult oli seal kodus trotsi ja pahameelt ja momente, kus nagu sulle vaadatakse otsa, et sa oled selline paha tegelane. Aga aeg teeb see kõik, haavad parandab nii mul kui ka lastel ja ikka tegelikult on nii, et lõpuks ma loodan, et me oleme kõik need asjad selgeks saanud rääkida. Et rääkimine on tegelikult üks kõige tähtsam asi on ju? See on nagu mina olen ikka seda meelt olnud nii oma töös kui siis peres lapsi kasvatades, et kõige olulisem on see, et me räägime. Et seal minu meelest on seal rääkimisel nii tohutu jõud, et sellega saab nagu kõik mu meelest selgeks tehtud. Aga sul on mitu erinevat last on ju, et kas nad kõik on valmis rääkima või on mõnel olnud ka selline, et ma ei taha rääkida näiteks, ei oska võib-olla sõnastada või midagi? On ikka, on. Ja kuna mul on ju seal tegelikult 2 teismeast tütarlast, siis vahest on ikka niimoodi, et ma pean seal nende toas ikka tunde olema, enne kui ma sealt sõnasuust välja saan. Ehk et nad on harjunud selle küsimuse või selle lausega, et ma ei lähe siit enne, sa tead ju, et ma ei lähe siit enne niikuinii kuhugi, kuni sa ei ole rääkima hakanud. et see on nagu ikka nii, et on keeruline, aga lõpuks nad ikka räägivad ja mis neid vaevab või mis mõtted neil on, et ise ei tohi nagu alla anda, et küll sa siis tuled, kui sa tahad. Ja kusjuures ma olen tähele pannud seda, et seal kaugel olles, kui ma Narvas olen, siis nad kuidagi nagu räägivad rohkem mulle siis, kui ma nina all olen. See kirjutamise kunst on nagu see, et vaata, neile meeldib nagu öelda, et siis kui nad ei ole mul silme all, siis meil palju rohkem öelda, mis neid vaevab tegelikult. Kas kaasaegsed lapsed ju on harjunud kirjutama niimoodi, on ju? Nemad ju ise omavahel Messengeris, Snapchatis, igal pool kogu aeg kirjutavad. Et see selline suhtlusstiil on tegelikult tänapäeva noortele võib-olla omasem isegi. Et sealt ma olen nagu tähele pannud, et tuleb seda juttu nagu rohkem kui see, kui nad mul silme all on. Ja eks ma olengi nagu vahest helistan ja telefoni võta, on ju, ja siis kirjutan, et miks sa ei vasta, on ju, kohe vastus tuleb, on ju, ja siis mõtlen, et jumal, ma helistasin sulle just alles, et see on ju telefon juures, on ju, ma võitsi rääkida. Ahah, vaat kaasaegsed tänapäeva ju on teistsugused suhtlusstiilid, on ju. Just, et selle chattimise teel, et sellel teel on väga lihtne suhelda. Et tundubki tegelikult, et see, et me nüüd seisame silmast silma ja räägime otse nendest asjadest, et see tundub juba nagu keeruline olevat. Et see on muidugi kurb. Aga ma ikka üritan seda neile meelde tuletada seal kodus, et see silmast silma rääkimine on ka olemas. No aga peaasi, et saavad jutud räägitud tegelikult, et mõlemad pidi, ideaalis mõlemad pidi, aga kui kirjateel, siis parem ikka kirjateel on. Tundub, peaasi, et ma saan teada, mis toimub. Aga kuidas poistega on? Poisid on väiksemad? Poisid on väiksemad ja nendel on nii, et nemad võtavad telefoni hea meelega vastu ja lobisevad hea meelega seal telefoni toru otsas ja nende käest on nii, et nende käest lihtsalt küsi ja nad sulle vastavad kohe. Nii, et nende elu on nagu tundub praegu väga lihtne. Aga see vist ongi niimoodi, et selles vanuses poiste elu ongi kuidagi vist lihtsam kui tüdrukute elu, on ju? Mulle nagu tundub üldse, et poisid on natuke lihtsamad. Et vähemalt kunagi mu enda ema ütles mulle küll sedasi, et poistega mul üldse selliseid mures ei olnud nagu sinuga. Ja nüüd ma hakkan nagu vaatama, et issand, et mu oma peres ja oma lastega toimub täpselt sama teema. Võib-olla muidugi tüdrukud on lihtsalt juba jõudnud vanemasse ikka ja poistel tõenäoliselt tuleb see aeg võib-olla natuke hiljem, on ju?
Eks ta nii tegelikult olegi, aga lihtsalt aeg-ajalt neid ema sõnu meenutades ja siis oma tüdrukutega madistades seal, siis ma siis nad ikka tulevad mulle meelde need sõnad ja siis ma mõtlen, et no jaa. Tundub, et seal on ikka mingid, et päris tühja juttu need meie emad ja vanaemad ei räägi. Kas kõige noorem poiss alustas sul kooliteed sellel aastal? Ei. Või eelmisel? Tema on mul oktoobri-laps. Aha, tema alles läheb. Jaa, nii et mina ei ole sellega takka kiirustanud, et võimalikult kiiresti kooli minna, vaid pigem me oleme seda lapsepõlve ikka pikendanud, nii et talle seal lasteaias väga meeldib ja meil on hästi tore lasteaed ka, nii et rõõmuga käib veel seal ja küll me siis septembrist alustame seda kooliteed. Nii, Inga, ma olen kindlasti jätnud midagi väga tähtsat küsimata, mida sa tegelikult tahaksid öelda, mis on sinu jaoks võib-olla midagi sellist, mida sa oled õppinud ise, näiteks oma lastega suheldes, midagi sellist, mis on sinu jaoks hästi tähtis, et see peab olema. Issand. No rääkimine, seda kindlasti, sellest me oleme rääkinud, aga võib-olla veel midagi sellist, mis on ütleme sinu jaoks võib-olla sellised asjad, mis kindlasti peavad olema. Jumal, sa esitad mulle praegu kohe tõsiselt keerulised küsimused. Rääkimine on üks asi, eks ole. Ehk et me saame sealt aru ikkagi seda, et selles kiires elutempos, et meil on kogu aeg kiire, aga me peame sundima ennast endale võtma seda vaba aega, et olla oma lastega koos, et saada aru, et ära häbene seda öelda, et vot, praegu on paus. Praegu ma tahan olla diivani peal pikali, ei pea selle pärast süümepiinu tundma, et ma olen diivani peal pikali, et mu lapsed hüppavad mul seal kukil või teevad mulle näomaski või mis iganes, eks ole. Ja ma ei mõtle sellel ajal selle peale, et mis mu töökohustused on mul ees ootamas, et mu tuba on sassis või nõud seal kraanikausis ootamas. Lihtsalt võtta see aeg, et olla. Olla koos lastega või kui tahad, siis olla kas või omaette. Et seda ei tohi sellepärast ei tohi süümepiinu tunda, et midagi äkki jääb tegemata. See töö ei jookse küll mitte kuhugi. Kas perena teile meeldib mingeid selliseid asju ka kodus koos teha, nagu ma ei tea, mingid mänge mängida või? Oi, ikka. Mis teie lemmiklauamängud on? Uno. Uno. Seda me oleme ikka mänginud ja meil on üks minu vend siis hästi tore onu Marko, kes meil külas käib ja tema on siis ka see, kes siis kõik need mängud ette võtab, mis vähegi vaja mängida on ja kõik veesõjad ja muud sellised huvitavad mängud, et siis kõik internetis istumised kaovad automaatselt ära. Nii et tegelikult see interneti istumine lastel on ikkagi täpselt nii palju, kui nendel on, kui sa ise sekkud ja ise pakud näiteks neile välja, et kuule, me lähme praegu üldse seda või seda tegema, või nagu ma vaatan siin onu Margo peale, et kui ta tuleb, siis miks mitte keegi ei taha internetis olla, eks ole, sest ta ju ise pakub igasuguseid põnevaid asju välja, et see on et me tegelikult jalutame või mängime või niisama hullame või siis noorem poiss on mul näiteks jalgpallihuviline, ehk et kui minu sõber siis külla tuleb, siis saab seda jalgpalli kõvasti mängitud. Nii et. Kas pigem on niimoodi, et perega kõik koos tahavad nad ka olla või nad on nii erinevas vanuses, et pigem on nii, et üks tahab mängida jalgpalli ja tulla ja teine tahab näiteks, ma ei tea, kitarri mängida või kolmas tahab, ma ei tea, joonistada? Jaa, vaata, eks see tegelikult ole ka sedasi, et nad on nii erinevas eas ja neil on igal ühel mingid oma soovid, aga ütleme siis, kui ma hakkan muinasjuttu lugema, siis nad tulevad kõik välja. Et siis ma saan aru, et siis nad jäävad kõik kuulama seda, et see on põnev, mille ma olen tähele pannud. Et muidu tahab üks ühte, tahab teine teist, aga muinasjutust ei loobu küll mitte keegi.
Kui sa mõtled oma laste peale, kas sul on selline kujutlus ka, et et temast näiteks saab, ma ei tea, jalgpallur on ja, või temast saab kunstnik või et kas sa kuidagi näed neid 20 või 10 aasta pärast, millist elu nad võiksid elada ja no, et siis on huvitav näha, et kas see läheb nii või on sul näiteks, et mõne lapsega on niisugune kindel visioon, et temast saab küll näiteks see, aga mõne teise puhul on, ei tea. Niimoodi vist tundub, et tõesti on, et esimese ja viimase puhul tundub, mul on kõik paigas, on ja. 2 vahepealset on täiesti nii, et ma nagu mõtlen ja et väga põnev. jah, et see on küll tõesti väga põnev, et mis sealt küll tulema nagu hakkab, et ma ei teagi, milles see nagu tingitud. Võib-olla lihtsalt sellest, et esimene ja viimane nagu räägivad hästi palju, mida nad tahavad. 2 vahepealset on rohkem nagu oma sees hoidnud äkki seda või alles kujunemas, et mis see nagu olla võiks. Et no vot ei oskagi öelda. Aga jah, nagu ma ise ütlesin, et sellest viimasest tuleb jalgpallurist politseinik ja või siis vastupidi, eks ole, ja esimesest tuleb kindlasti keegi, kes kunstiga tegeleb. Nii et vaatame, kas see nii läheb. Ja. Kui sa mõtled oma pere peale, iseenda peale ja oma pere peale, ütleme 15 aasta pärast, siis milline on sinu ideaalne pere ja sinu elu 15 aasta pärast? 15 aasta pärast? Issand, kuule, ma olen pensionil siis. No aga räägi, mine tea, kas üldse lähed pensionile? Ma ei ole küll päris kindel, kui ma kuulan sind, et äkki ma olen pensionil siis ja tõesti siis restaureeringule. No vot. Et sul on oma selline garaaž ja siis et ma olen nagu mõelnud, et mida mul muuta oma lastele ja lastelastele kinkida ongi, kui pidevalt neid restaureeritud kapikesi on ju. Ehk et mis ma näen 15 aasta pärast, oota, las ma nüüd... Kui teised vanaemad tulevad jõulude ajal, jälle need sokid, siis sina tuled, jälle see kapp. Jaa. Jälle tuleb selle kapiga. Jaa, et ma kardan, et neid kappe tõesti saab nagu, neid kuhjub. Et midagi, no äkki see tõesti midagi sellist on ju. Oota, las ma mõtlen, 15, kui vana ma siis ikkagi olen. Jaa, ta võib kõikuda, kuna me politseiametnikud läheme ju suhteliselt vara pensionile, siis ta võib tõesti olla seal, et kui ma rulaatoriga neid kedagi tänava pealt ei taha taga ajada, siis ma äkki olen tõesti restauraator. Aga jah, et ma arvan, et ta võiks olla nii, et ta võiks olla, mul võiks juba siis lapselapsed ka olla. Ma tegelikult väga tahan, et mulle, no miks mul neid 4 on, neid lapsi, ikka sellepärast, et ma neid ju, mulle lapsed meeldivad. Ja ma arvan, et praeguseks on see 4 ka see maksimum vist ilmselt, mis minu ellu nagu jääb, ehk et ma jään juba lapselapsi ootama. Ja neid võiks siis juba 15 aasta pärast olla küll, et ma saan neid kanseldada ja vankris neid lükata ja siis, kui ma enam ei taha vaata. Sa saad nad ära anda. Ja siis ma saan nad helistada ja öelda, et kuulge, tulge nüüd oma lastele ilusti järgi, eks ole. Aga ma ikka tahaks, et see 15 aasta pärast ikkagi näha seda, et nad oleksid õnnelikud. Et üheskoos see elu, mida nad on endale valinud, et see neile meeldib, et nad on seal rahul, et nad on seal turvaliselt. See on ilmselt see, mida sa kõige rohkem ootad või tähendab, mida sa kõige rohkem tahad näha, et kuidas su lastel läheb. Et midagi, milles sina ise oled eksinud, et neid eksimusi äkki seal ei ole. Et ma vähemalt küll neid kasvatades toon hästi palju näiteid iseenda elust. Ma arvan, et see on päris põnev olnud juba täitsa noorest tütarlapse east ja võib-olla ka äkki liiga palju loodan, et neid eksimusi ei tule, et siis öelda, mis on õige ja mis on vale. Samas ma ei kasvata neid ka tegelikult väga nagu vati sees, ütleme nii, et nad ikkagi teavad, mis on see karm elu ja see reaalsus, mis võib tegelikult siis oodata, kui sa oled sealt kodust välja lennanud. Et õpetad, kuidas on, ma ei teagi tegelikult, kuidas sa jõuad sinnani, et nad
oskaksid teha vahet, mis on õige ja mis on vale. Aga kuidagi praegu tundub, et nad on sellest aru saanud. Väga tore, aga siis me nii kokku lepimegi, et 15 aasta pärast elate te kõik õnnelikku elu ja olete teinud õiged valikud. Jaa, ma tegelikult praegu mõtlen just, et see tuli mulle nüüd meelde küll, et mu vanem tütar tahab Jaapanisse ära kolida. Ja tema eluunistus oli see, et ta võtab mu sinna kaasa. Paneb mu sinna kirsiõite alla istuma, joonistab mulle seal ja siis, kui ta on oma joonistamised ära teinud, siis ta viib mind sööma, sest nagu ta mulle ütles, sa nagunii ise jaapani keelt ei oska, seega sa ei saa seal hakkama, ma viin sind ise. No see on ju väga tore, mille nimel elada 15 aasta pärast Jaapanist kirsiõite all. Et see on nagu see, millest mulle nagu räägitud on ja noh, vahest ka 7-aastane poeg ütleb, et ta viib mind Ameerikasse kihutama autoga, et ta ise on roolis. See tundub olevat väga tore elu, mis sind ees hakkab ootama. Sa hakkad kõikide oma lastega rändama mööda maailma ringi. Et noh. Käid Ameerikas kihutamas ja siis käid Jaapanis kirsiõite all istumas. Tundub, et nad on minu elu ära planeerinud. Väga äge. Et see on muidugi super, kui veel 15 aasta pärast see koht, minu koht nende elus nagu on olemas. Et nad tahavad minu juurde tulla ja tahavad mind kaasa võtta ja et eks nagu me ikka ütleme, et see kestaks ikkagi, noh, ütleme nii, et see tunne, kui nad võtavad kätte ja kui 7-aastane poiss tuleb ja ütleb sulle, et emme, et sa oled nii ilus ja ma sind armastan ja et seda siirust kestaks ikka veel hästi kaua ja pikalt. Et see on see, mida emana ikka kõige rohkem tahad. Näha, kuidas nad seal kasvavad ja seda, tõesti seda armastuse siirust, kuidas sa tunned. Väga tore. Suur aitäh saatesse tulemast, Inga. Aitäh kutsumast.